nädal turgudel kätte on jõudnud 23. nädal, aasta on 2024 ja minu nimi ikka Urmas. Täna on esmaspäev 3. juuni. Ja enne kui vaatame üle, mis eelmisel nädalal toimus finantsturgudel ja mida ta ootab uus nädal tuua, tuletan ikka meelde, et kui sa veel seda teinud ei ole, siis ikka telli ka seda kanalit, kui sa oled siia sattunud esimest korda näiteks. Ja seda saad teha täiesti tasuta, lülita sisse ka kõik märguanded, nii jõuavad uued postitused sinuni kiiremini. Ja vajuta siis ka seda like-nuppu, kui sa näiteks YouTube'is vaatad, see aitab algoritmidel ka aru saada, et see video võib-olla on midagi väärt. Küsimused ja kommentaarid on samuti oodatud e-kirja teel, kas siis siia video alla või näiteks e-posti teel. Aga vaatame siis üle, mis nädala jooksul toimus, et siin mõningased sellised makroindikatsioonid tuli ka välja, et näiteks tarbijakindlus, vaatame seda siit, nii, tarbijakindlustunne on nüüd esimest korda alates jaanuarist veidi kosunud, tõusis siis aprillis siin 97,5 pealt 102 peale, ja põhimõtteliselt on siin võib-olla selline parem tööturu olukord, mis on seda siis aidanud tõsta, aga samas inflatsioonimured ikkagi püsivad. Ja rekordlised koduhinnad ka USAs on võib-olla siin ikkagi probleemiks ja muidugi kõrged kodulaenu intressid. Et siin ootel kodumüük langes aprillis 7,7% võrreldes märtsiga ja jõudis siis madalaimale tasemele alates aprillist 2020. Ja Hiina majandus ka käis siin läbi, et IMF tõstis siis Hiina majandus kasvu prognoosi 5%-ni, võrreldes varasema 4,6%-ga, et siis viidates siin tugevale laienemisele aasta alguses ja täiendavale valitsuse toetusele. Mis siis veel? USAs tööturu numbritest nii palju, et hooajaliselt korrigeeritud esmaste töötuabi taotluste arv siis oli 219 000, ja, mis siis oli 25 mail lõppenud nädala tulemus ja tõusis ta siis nädalaga circa 3000 võrra. 4 nädala libiseb keskmine, aga siin püsib 222 500 peal. Ja inflatsioonist ka nii palju, et Fedi eelistatud inflatsioonimõõdik siis tõusis aprillis 0,2% ja vastas suures plaanis ootustele. Aastases võrdluses tõusis siis see PCE indikaator 2,8% peale. Euroala inflatsioon aga tõusis samuti mais siin 2,6%-ni võrreldes aprilli 2,4%-ga, mida põhjustasid siis kõrgemad teenused ja toidukulud. Nii et inflatsioon vaikselt ikkagi tõstab siin veel pead, aga samas Euroopa Keskpanga poolt oodatakse siiski nüüd 6. võib-olla intressi langetust esimest korda. Eks me näe, kuidas nad siis selle otsuse vastu võtavad, et praegu veidi on numbrid kasvanud. Uudistest käis veel läbi näiteks ConocoPhillips, mis omandas Marathon Oili, et see siis ConocoPhillips on USA 3. suurim naftafirma ja omandasid nad siis Marathon Oili $22,5 miljardi eest. Et põhimõtteliselt on seal selline konsolideerumine aset leidmas, et selles naftasektoris siis see on üks vist, kui ma ei eksi, äkki 3. juba selline suurem, et eelmisel aastal omandas Chevron Hessi siin $53 miljardi eest ja ExxonMobil ostis Pioneer Natural Resource'i $64,5 miljardi eest, et jah, selline väike konsolideerumine seal turul toimub. Ja mis veel jäi silma, et Bill Ackman, kes on siis riskifondi manager ja juhib ta siis sellist enda riskifondi nagu Pershing Square Capital, plaanib ta siis tuua selle riskifondi nüüd börsile. Lähema paari aasta jooksul vähemasti, nii ta siis seda väljendas ja võib-olla väärtuseks hinnatakse tänasel päeval ligi $10,5 miljardit siis sellel fondil.
aga praegune varade maht on neil circa selline $16,3 miljardit. Nii et päris arvestatav selline tehing, aga mis see põhjus on, miks ta selle turule toob, kas see on tema selline osaline exit või on seal taga midagi muud, eks näis. Uudistest veel nii palju, et Costco, mis on siis suuruselt teine toidukaupade või jaekaubakett, avaldas siis 3. kvartali tulemused ja need ületasid igati ootuseid. Costco saavutas siis 7% müügikasvu, eedestades suuremaid jaemüüjaid nagu Walmart, Kroger ja Target. Ja viimase 10 aasta jooksul on Costco aktsia väärtus peaaegu siis 9-kordistunud, kui ma ei eksi, ja see on nüüd päris hea kasvumootor olnud siin, jah. Dell käis ka uudistest läbi, et siin sai teda mainitud, et eelmine kvartal oli neil päris hea tugev kasvukvartal, aga sellel korral nii hästi ei läinud, et aktsia langes seal circa 18% reedel ja seal oli probleemseks just see kõne, siis kvartali aruande kõne, et vaatamata sellele, et nad ületasid ootuseid, siis seal tuli selline ühe ajakirjaniku küsimus, siis raputas seda turgu päris kõvasti, et küsimus oli selles, et kui kasumlik see AI serverite marginaal tegelikult, või see sektor üldse on, et praktiliselt nulli lähedal ta vist on, Delli jaoks. Ja see muidugi turule ei meeldinud. Veel Salesforce, ehk siis CRM sümboliga, ka avaldas majandustulemused ja seegi aktsia kukkus päris kõvasti, 14%, kui ma ei eksi, siis nädala jooksul, nii et päris kõva langeja, et seal kasumi, või ütleme selline muret tekitav oli siis just see kasumi kasv tuleviku vaates. Okei, aga mis siis veel? Vaatame võib-olla siis graafikuid ka peale, et kuidas turg tegelikult käitus, et siin nädala esimene pool oli suhteliselt tormiline. Või esmaspäev oli üldse kinni turg ja siis teisipäevast alates turg korrigeerus päris kõvasti, et see oli selline pühadejärgne melanhoolia, nagu ma seda siin enda jaoks nimetan, et tavaliselt enne pühi turud kipuvad nagu tõusma ja siis pärast pühi kipuvad nad langusesse jooksma. Ja reedel oli siis päris hea selline taastumine jällegi, et turud võrkasid just päeva lõpus hästi kõvasti üles. Siis nädalase puhul muidugi me näeme, et siin on selline lahknevus ikkagi mängu tulnud, kuigi turg on väga, väga positiivses foonis, eks ole. Aga siiski, siin on teatud selliseid korrektuuri ohte üleval, eks me peame ikkagi olema suhteliselt ettevaatlikud, et lühikeseks müüa ei ole väga mõistlik neid turge enne, kui siin midagi tõsisemat hakkab paistma, aga siiski selliseid korrektsioone võib sisse tulla. Nüüd Russell 2000, ehk siis small cap aktsiad ka siin, nemad rappusid võib-olla siin isegi rohkem kolmapäeval, aga nädala teine pool siis taastus päris ilusti. 50 päeva keskmine püsib ikka siin 50% tsoonis, et ei taha ta kuskile üles ega alla käib ja kompab, aga püsib ikka seal. Ja 200 päeva keskmine S&P puhul siis ka siin 70 piiri peal ikka. Siis sektorite poolest energia ja siis kommunaalteenused olid ühed tugevamad nädala jooksul ja tehnoloogia oli üks nõrgemaid siis. Nüüd kui neid sektoreid siin eraldi vaadata, siis tehnoloogia on natukene siin järgi andnud nädala jooksul. Aga püsib siin ikkagi pealpool neid libisevaid keskmiseid, et vaatame, kas ta on nüüd praegu sellises väärtustsoonis või hakkab siit allapoole liikuma, et näis. Teine siis sektor, mida võib ka lugeda selliseks S&P jaoks nagu praegu positiivsemaks sektoriks, on siis utilities, ja see on nüüd seda vastupanu siin, et sellest on varem ka räägitud, et ta ikkagi siit ei ole suutnud läbi murda ja püsib. Jällegi, tahaks näha nagu rohkem tugevust, et siis on pilt selgem, aga praegu ta siit võib ikkagi allapoole ka põrgata.
Ja veel üks sektor, mida on eelmisel korral ka mainisin, et consumer discretionary ehk siis need tarbijakaubad nii-öelda, mis on natukene tsüklilisemad, et see sektor on üks alahinnatumaid praegu ja nädala jooksul ta päris palju siin ikkagi suutis taastuda, et ta liikus turule vastu. Et see on selline huvitav sektor, et sealt ma tõin välja eelmine nädal ka, et 10 parimat siis ettevõtet, mis on väga odavaks müüdud juba, aga fundamentaalselt on suhteliselt tugevad, et nendest väga paljud ka nädala jooksul kasvasid. Et see oli üks päris hea selline indikatsioon, selle ma tõin eraldi välja meie Patreoni kanalil, et see nii-öelda selliste kauplemisvõimaluste video tuleb alati eraldi sinna Patreoni, et kellel huvi, siis tulge ja tšekkige seda ka. Siis heatmap oli suhteliselt roheline, ütleme nii, et tehnoloogiasektor siin oli natukene hädas, nagu mainitud, et aga muus mõttes turg oli lõpuks ikkagi suhteliselt roheline nädal lõiks. Ja S&P, mis siin siis toimus, kui me vaatame neid tõusjaid ja langejaid, et võib-olla silma jäid tõusjate poolest siin DAC ja BBY ja langejad olid siin AAL, mis on siis American Airlines ja TEI, mis peaks olema üks tarkvaraettevõte, kui ma ei eksi. Et nendel väga hästi siin ei kipu minema, aga kui need üksikult analüüsida, eks ole, on muidugi põhjused taga ka, miks nad nii on käitunud. Insiderid on oma müügisurvet siin kahandanud nädala jooksul, et see on hakanud järgi andma. Samas vaikne selline ostufoon ka ikkagi püsib, midagi erilist praegu ei ole toimunud. Ja hirmuindeks veidi kosus nädala jooksul, aga andis siis järgi jällegi reedeks. Kui vaatame seda Fear and Greed indeksit, siis see püsib siin neutraalses tsoonis praegu. Ja krüpto püsib ikka veel seal ahnuse poole peal ikka, jah, mis on selles mõttes positiivne indikatsioon siin krüptoturgude jaoks ikkagi. Ja üldiselt sesoonselt, jah, me oleme sellises väikses korrektuurifaasis, nagu me siit aru saame, aga see üldjuhul ei ole väga tugev korrektuur olnud juunikuus, et võib-olla siin tuleb veel natuke raputusi, aga suures plaanis ikkagi juuni-juuli on suhteliselt positiivsed kuud osa turgude jaoks. Ja kui vaadata neid siis nii-öelda päevalõikesed, siis täna 3. on suhteliselt selline negatiivne päev, aga ülejäänud nädal on olnud päevade lõikes ikkagi pigem positiivne S&P jaoks. Näis, kas see siis nüüd peab paika. Pigem siis ikkagi nii-öelda pikad positsioonid ehk siis kasvu poole, et siin 5–15 aasta keskmisena siis alates seal 66,7% kuni 80% on olnud kasvu siis keskmiselt 1,8 kuni 2,2%. Et selles mõttes päris hea nädal on olnud ajaloos. Ja kui vaadata, mida siis nii-öelda need commercial positsioonid teevad, et see on ikkagi läinud rohkem müügi poole peale, et siit on nagu sellist rohkem langust näha, mis ei tähenda alati, et turg selle järgi nagu käituks, et see on natukene selline ettevaatav indikaator tavaliselt. Aga kui vaadata siis institutsioone, siis nende positsioonid on ikkagi kasvanud siin ka nädala jooksul. Astroloogiliselt on hästi tihe nädal, väga palju aspekte on siin toimumas, ka märgivahetusi, näiteks Merkuur läheb täna siis kaksikute märki ja kolmapäeval on ka, või neljapäeval on tulemas noor kuu, nii et selles mõttes siin on selliseid raputusi olemas, nädala lõpust edasi, sealt läheb pilt suhteliselt negatiivseks, nii et tegelikult ma olen natuke sellisel äraootaval seisukohal, ma arvan, et siin on teatavaid raputusi näha, need pöördepunktid vaatame ka õige pea üle, sest meil on uus kuu käes ja seda juba siis graafikute pealt, aga jah, siin on üht-teist, mida silmas pidada. Siis Blackbox ka näitab meile seda, et aspektide poolest, et siin nädala esimene pool on nagu suhteliselt veel positiivne, sealt läheb suht negatiivseks see pilt.
ja kui vaadata USA turgude üldist black box'i, siis see püsib siin suhteliselt positiivse poole peal ikkagi. Mida uuelt nädalalt oodata? Et siin on jällegi tööturu andmeid tulemas reedel, mis on suhteliselt kriitiline ja Fedi ametnikud nüüd enam sõna ei võta, et nad on siin oma sõnavõtud juba ära pidanud ja praegu on selline nii-öelda selle istungi eelne vaikuse periood, et väga sealt infot ei tule. Ja mõned võib-olla majandustulemused ka siin välja tulemas, et CrowdStrike on tulemas ja seda siis homme teisipäeval, NIO tuleb neljapäeval välja ja Lululemon on ka välja tulemas. See on meil siin ka olnud jälgimisel, nii et vaatame, mis tulemused sealt siis silma hakkavad, et suhteliselt niimoodi odavaks müüdud aktsia praegu, aga hetkel veel ei ole julgust seda ostma hakata, et tahaks näha mingisugust tugevust seal tekkimas. No ja siis muidugi see järgmine istung on siis järgmine nädal, 11-12 juuni. Iseenesest seal võib olla mingisugune muutus või vähemasti sentimendi muutus turul. Eks me vaatame, kuidas Euroopa siin ees nagu siis läheb, et 6. on Euroopa Keskpanga intressiotsus on see nädal tulemas. Eelmise nädala prognoos võib-olla, et nii hästi ta seekord siin välja ei kukkunud, aga siiski trend oli õige ja suures plaanis pöördepunktid ka kattusid, et sellised teravamad jooksud ikkagi turu peal mängisid olulist rolli. Ja vaatame siis võib-olla graafikuid ka, et lähme siit siis kõigepealt S&P peale, kus on meil pöördepunktid ka näha, et siin on siis esimene pöördepunkt on neljapäeval, kohe välja tulemas siis 10. Sealt edasi 14., 25. ja 28. Et need on võib-olla olulisemad sellised sõlmpunktid kuu jooksul. Kuidas see trend nüüd läheb? Ma olen siin enda jaoks mingisugused jooned joonistanud, aga jällegi peab vaatama, kuhu siis turg selle eelmise pöördepunkti juures jõudnud on ja kas sealt hakkab paistma mingisugune muutus. Nii et selles mõttes nad on ikkagi indikeerivad, et see ei ole alati õige suund, aga näis, vaatame. Vaatame naftat ka, mis see siin teinud on, et siin on siis põhimõtteliselt selline sesoonne langusperiood, aga samas või see toetuspind on all, et ei ole siit nagu allapoole ka läinud. Et vaatame, võib-olla siis püsib siin sellises külgliikumises praegu natukene pikemalt. Suurem trend on ikkagi nagu negatiivne, kui me siit vaatame. Järgmine pöördepunkt, kus juures naftal on siis teisipäeval 11. alles siin tulemas, et see eelmine oli vägagi teravalt esil ja väga hästi mängis välja. Kulla puhul, mis siit siis paistab, et siia ma natukene joonistasin neid punkte rohkem peale, et täna 3. on meil siin üks pöördepunkt praegu käimas, siis tõin ma välja võib-olla erinevad kuupäevad, et siin võiks olla võib-olla turupõhi 6. Siis tuleb uus tüüp 7. võib-olla, siis uuesti langusele 12. Siis järgmine pöördepunkt seal 18. mis võiks olla tipp jällegi, siis väike jõnks allapoole ja uus tipp võib-olla seal 24. Ja viimane kuupöördepunkt on reedel 28. mis võiks olla siis jällegi madalam kui eelmine tipp oli, et vaatame, kuidas see jällegi välja mängib, et suund ei pruugi alati õige olla, aga siiski olulised pöördepunktid, mida silmas pidada. Ja Bitcoin ka, et Bitcoin on siin täna siis järjekordse pöördepunkti juures ja on ilusti hind hakanud jällegi ülespoole rühkima, aga siis jällegi selline vastupanu ees, et kui ta siit üle selle 71 000 peaks minema, et siis on nagu ikkagi pigem tõusutrendis, aga hetkel püsib sellises külgliikumises. Järgmine pöördepunkt on jällegi tulemas sellel reedel. Ja Tallinna turg, mis siis meil siin toimub, et ta põrkas siin mõni nädal tagasi sellest toetuspinnast ja nüüd ta on liikunud vaikselt ikkagi ülespoole. Jällegi vastupanu on ees ja täna ta siit käis korra üles ja tuli liikus jällegi tagasi, et see näitab, et võib-olla see vastupanu jääb praegu
pidama ja siit ta ülespoole ei liigu. No näis jällegi, tuleb jälgida väga hoolega, kui ta hakkab siit läbi murdma, siis on lootust, et läheb juba kõrgemale ka. Niiviisi ja võib-olla siis suuremaid liikujaid ka, ja ma tahtsin seda apelsini mahla ka tuua näiteks, et see oli väga tugev tõusja siin ja vist 28. jah, siis see tõus rauges, et hakkas siit allapoole liikuma ja siis ta sai siit toetuspinna nüüd selle 20 päeva libiseva keskmise pealt ja ilusti hakkas täna jällegi ülespoole liikuma, nii et sellisel trendival momentumturul need libisevad keskmised on väga head, et siis on ikkagi näha, et nad on korralikud toetuspinnad ja vastupanud, aga kui läheb selliseks külgliikumiseks, siis ei ole neist suurt kasu midagi, nii et seda tuleb alati jälgida, kuidas libisevaid keskmiseid kasutada. Nüüd Apple oli üks soovitusi meil eelmisel nädalal, et see oli siis võimalik selline kauplemiskandidaat ja kui üldine turg liikus ikkagi allapoole, siis Apple oli see, kes liikus ülespoole, nii et see oli väga hea tähelepanek. Jällegi tuletan meelde, et need võimalikud kandidaadid siis on toodud välja meie Patreoni kanalil ja neid saab sealt jälgida. Ja Amazon oli suhteliselt nõrk, et sellest sai siin ka räägitud. Ma arvasin, et ta on sellises langustrendis kuni siis siia kuu lõpuni ja siit edasi võiks ta hakata juba ülespoole liikuma, et vaatame, praegu on ta siis jah, tõepoolest täna on siit juba ülespoole liikunud, nii et see on paika pidanud. Google püsib endiselt üsna tugevana, et siin pealpool neid toetuspindu ja pealpool ka libisevad keskmist, nii et selles mõttes on kõik hästi. Microsoft andis päris kõvasti järgi, et siin see väike positsioon, mis mul oli, et see kahjuks nüüd sulgus siin, aga ei ole hullu, vaatame, kuhu ta selle suuna võtab, et hetkel on väike ootuse periood. Nvidia on jätkanud oma tõusu, et püsib siin oma uutes tippudes. Meta on samuti veidikene tugevust näitamas juba, aga jällegi, võib-olla kui siit homme ka tuleb tugev kasvupäev, et siis on natukene julgust rohkem. Netflix hakkas veidi järgi andma ja Tesla püsib küll liikumises, et see võimalik sesoonne kasvuperiood, et selle ootuses ma ikka veel olen, et ei ole maha matnud, et vaatame, kui siit tuleb nüüd mõnisugune selline momentum ka, et seal on muidugi uudised ka, mis seda tihtipeale väga kõigutavad, aga hetkel midagi positiivset välja ei ole tulnud, vaatame, kuidas siis sellega läheb. PayPaliga võiks jällegi hakata paremaks minema, nädala jooksul veidi siin hakkas paranema, jah. Nii et ma olen ootusärevuses hetkel, ootan, et tuleksid mõni selline positiivsem indikatsioon ja siis võiks juba seda täitsa kaaluda, et ma kaldun arvama, et see jääb kusagile sinna 16. või sealt edasi juuniga paiku, kus see aktsia siis nagu suurema hoo sisse saab. Aga jällegi jälgime siis mängu korralikult, et ja luulem on, nagu öeldud, siis tulevad tulemused välja siin kolmapäeval ja siin võib olla suuremat volatiilsust, et hetkel ta on ikkagi suhteliselt negatiivses foonis ja nüüd ma tahaks näha, kas läheb ta siit sellest toetuspinnast murrab läbi allapoole või saab ta uue tõuke ja algab uus trend ülespoole, eks näis. Et suures plaanis on sellega ring peale tehtud, vaatame, mis see uus nädal toob ja nagu öeldud, et kindlasti külasta Patreoni ka, patreon.com/turutrendid, et sealt saab rohkem informatsiooni ka siis nende võimalike uue nädala selliste huvitavate aktsiate kohta, mis võiks olla pigem tõusutrendis ja kindlasti jaga seda videot ka teistega või siis like'i. See aitab ka algoritmidel aru saada, et see video on võib-olla midagi väärt, kui sa seda muidugi nii ise ka arvad. Ja kui on küsimusi või ettepanekuid, siis saada need emailile urmas@astroloogiaabi.ee. Mina aga tänan ja soovin sulle edukat nädalat.